Tere tulemast rännakule Muinas Eesti aega. Selles videos uurime, kuidas elasid inimesed Eesti aladel rohkem kui 1000 aastat tagasi. Saame teada, millistes majades nad elasid, kuidas nad toitu hankisid, milliseid tööriistu kasutasid ja kuidas nad end kaitsesid. Vaatame ka, millesse muinaseestlased uskusid, kuidas nad oma surnuid matsid ning millised olid nende suhted naabritega. Muinas Eesti oli mitmekesine ja elujõuline maailm, kus inimesed pidid olema nutikad, töökad ja julged, et hakkama saada nii looduse kui ka vaenlastega. Muinas Eesti elu muutus väga palju siis, kui inimesed hakkasid kasutama rauda. Raud oli tugevam kui pronks ja vask ning sellest sai valmistada paremaid tööriistu ja relvi. Esimesed rauast esemed jõudsid Eestisse umbes 500 aastat enne Kristust, kuid hiljem õpiti rauda valmistama ka kohalikust toorainest. Rauast sirbid, kirved ja noad tegid põllutöö kiiremaks ja lihtsamaks. Enamik inimesi olid põlluharijad. Nad kasvatasid vilja, hoidsid loomi ja tegid käsitööd. Taludes elati suurte peredena, kus kõik töötasid koos. Loomade sõnnikud kasutati väetiseks, mis parandas saaki. Teede ristumiskohtadesse tekkisid suuremad asulad, kus toimus kaubandus ja käsitöö. Muinaseesti elamud olid lihtsad, kuid nutikalt ehitatud. Need tehti palkidest, mille vahele pandi sooja hoidmiseks sammalt või savi. Katuseks kasutati puukoort, pilliroogu või mättaid. Majadel ei olnud aknaid, vaid väike luuk suitsu väljalaskmiseks. Elamus oli ainult üks ruum. Seal oli suur kiviahi, millel valmistati toitu ja mille ümber magati. Magamisasemed olid kaetud karusnahkade ja villaste tekkidega. Talvel oli elamu umbne, suitsune ja pime, kuid see hoidis sooja. Suvel veetsid inimesed suurema osa ajast õues, sest töö oli palju ja ilm oli soojem. Muinasajal ei olnud Eesti alal ühtset riiki. Erinevad piirkonnad ja kielkonnad kaitsesid end ise. Ohu korral põgenesid inimesed linnustesse. Linnused ehitati künkale, soosaartele või muusse raskesti ligipääsetavasse kohta. Linnuse ümber oli muldvall ja kõrge palkidest tara. Siseõues olid hooned inimeste, loomade ja toiduvarude jaoks. Linnused olid ka poliitilised keskused, kus elasid ülikud ja nende kaaskond. Mõned linnused, nagu Lõhavere, olid isegi ühe pealiku residentsid. Linnused näitavad, et muinaseestlased olid hästi organiseeritud ja valmis end kaitsma nii naabrite kui ka võõraste ründajate eest. Muinaseesti ühiskond oli kihiline. Kõige kõrgemal olid ülikud. Mõjukad ja jõukad mehed, kes juhtisid kihelkondi ja sõjajõude. Nende ümber oli kaaskond, kes aitas otsuseid teha ja kaitses piirkonda. Enamik inimesi olid vabad talupojad. Nad omasid maad ja tegid tööd oma pere heaks. Osa inimesi olid käsitöölised või kaupmehed, kes liikusid ringi ja tõid uudiseid ning kaupu. Kõige madalamal seisid orjad. Orjusesse võidi sattuda sõja, võlgade või röövretkede tõttu. Orje kasutati tööjõuna ja mõnikord müüdi neid ka edasi. Naised mängisid muinasühiskonnas tähtsat rolli. Nad juhtisid talutöid, valmistasid riideid, kasvatasid lapsi ja hoidsid kodu korras. Mõned jõukad naised kandsid uhkeid hõbeehteid ja pronksnaastudega kaunistatud rõivaid. Kukruse emand, kelle haud leiti Ida-Virumaalt, oli üks selline mõjukas naine. Tema hauast leiti palju ehteid ja esemeid, mis näitasid, et ta oli olnud suure talu või mõisa perenaine. Tema luud näitasid, et ta oli elanud tervislikku ja jõukat elu. See leid aitab mõista, et muinaseestis ei olnud naised ainult kodused. Nad võisid olla ka kogukonna juhid. Muinaseestlased uskusid, et loodus on täis vaime ja üleloomulikke olendeid. Nad austasid esivanemaid, kes võisid mõjutada elavate käekäiku. Matmiskombed annavad palju infot nende uskumuste kohta.
Eestis olid levinud kivikalmed, kuhu pandi põletatud luud koos esemete jäänustega. Hiljem levis põletamata matmine, kus surnus pandi hauda pidulikes rõivastes koos ehete, relvade ja tööriistadega. Padakalme jõuka naise haud näitab, milliseid esemeid peeti oluliseks hauataguses elus. Need leiud aitavad mõista, milline oli muinaseestlaste maailmapilt. Muinas-Eesti ei olnud eraldatud maailm. Eestlased suhtlesid aktiivselt naabritega, soomlaste, liivlaste, kuralaste, slaavlaste ja skandinaavlastega. Kaubeldi relvade, soola, ehete ja tööriistade vastu vilja, kariloomade saaduste ja käsitöö vastu. Rannikueestlaste rõivad ja relvad olid sarnased rootslaste omadega, mis näitab tihedaid sidemeid. Ida-Eestis olid ehted sarnased Novgorodi omadega, mis viitab sidemetele Kiievi Vene aladega. Kaubateed kulgesid mööda merd ja jõgesid ning nende kaudu liikusid nii kaubad kui ka ideed. Muinas-Eesti oli rikas ja mitmekesine maailm. Inimesed olid osavad, töökad ja loovad. Nende elu, töö ja uskumused on jätnud jälje meie kultuuri ja identiteeti. Ajalugu aitab mõista, kust me tuleme ja kuidas meie esivanemad elasid.